Diivani käsitoe katte tegemiseks vajan ma korrektset, ilusat puitliistu ja ma eelistan selliste tööde tegemisel alati tammeliistu. Väikene kodutöö internetis tõi mind puumarketi Männiku osakonda ja siin on need liistud täiesti olemas. Ja tahan teie tähelepanu pöörata nüüd liistude välimusele. Liist võib olla siis, kas ta on seallõikeline, see tähendab, on ta puidu külje pealt võetud või radiaallõikeline. Panete tähele, selle mustril on oluline vahe. Ja niisuguste tööde puhul, kui ma pean kokku sobitama mitu liistutükki, eelistan ma seda radiaallõikelist liistu, seepärast, et ta on nagu ühtlasema tooni ja ühtlasema mustriga ja kokku sobitamine sujub pisut valutumalt. Tundub, et sellega on mul liistud olemas. Nüüd tagasi töökotta ja tööle. Selliseid diivani käetoe katteid, kui Pinterestist vaadata, leiab väga mitmesuguseid, kuid ma üritasin disainida ta materjalide poolest nii lihtsaks, kui vähegi saab, et ei tekiks keerukaid tööprotsesse, asja saaks lihtsalt ja mugavalt valmis. Ja nii nagu nägite juba, et need liistud, mida ma valisin, olid siis sellised kitsad ja hästi õhukesed liistud. Nende omavaheliseks kokkupanemiseks tavaliselt tehakse seda niimoodi, et siia alla pannakse riie ja liimitakse need riide peale. Kuid iga puidu liimimine kaasa arvatud riide peale eeldab, et me kasutame, pooltel juhtudel vähemalt me kasutame mingisugust survet, et paneme liimi siia vahele ja surume kinni. Ma ei tahaks sellist survetehnikat kasutada, seepärast seekord ma kasutan teipi. Mul on akende uste paigaldamise aurutõkke teipi, mis pannakse siis toa sisemisele poolele. Ta on tagant on mõnusalt valge ka, nii et tema värv ei hakka eriti kedagi häirima. Ja esimene tööoperatsioon siis tükeldame liistu ära. Kavandatav käsitoe kate tuleb 600 mm sügavuti pikk ja ma otsustan, et ma panen, et vähem oleks mõõtmist, ma panen saele täiendava rakise peale, millega siis piirata. Nii. Kontrollime, milline jäi saelõike pind. Väga hea. Ülevalt poolt alla laskuvate saagide puhul on teinekord see, et ühelt poolt lõiget nad kipuvad natukene pinda lõhkuma. Seepärast esmasel saagimisel on hea, kui te vaatate, kontrollite, kui puhas see lõige saab. Nii, ja kui kõik asjad sobivad täpselt ja korralikult, siis ei ole muud, kui järjest võtame. Nii, nüüd on 3 liistu lisaks ja paneme siia, siia ja siia poole ka veel liistu. Täiesti olemas, kogu komplekt on käes ja selleks, et asi edaspidi sujuks taas mõnusalt, ma ehitan või panen paika taas kord ühe väikese rakise. Nii, mul on vaja tagada seda, et liistu otsad jääksid täpselt kõik ühe kaugusele ja keerame nüüd selle liistude alumised pooled kõik peale, sest me teibi kinnitame siia korralikult, nii et vaatame, et midagi meil siin vahele ei jää. Ja mõni liist tundub olevat natukene kõver ja pinges. Puiduga ikka on nii. See selline pingutatus on üks puidu eriomadusi ja sellest me ei saa ka üle ega ümber. Ja ma praegu ajutiseks kinnitamiseks, kuna see aurutõkke teibi paigaldamine on pisut keerukam kui lihtsa maaleeteibi kasutamine, ma panen siia keskele ühe ribakese teipi
et hoida need liistud kõik korralikult paigas. Nii, kuna teip on mõeldud aknakarpide ja siis seinavahelise osa tihendamiseks, siis ta on väga hästi läbi mõeldud, et üks serv on kohe liimimisvalmis, ülejäänud osal on kileribad peal ja kusjuures ka see kile on nagu kahes osas, et järk-järgult teda liimiosa nii-öelda kaitsest maha võtta. See teeb minulgi selle kasutamise väga heaks, ma ei pea nagu kõike korraga siia vastu suruma. See kõik korraga surumine võib teha mul töö väga keerukaks. Et midagi liimub kinni, siis aga kuskilt lahti kiskuma. Ühesõnaga, probleeme võib palju olla. Seepärast mulle tundub, et see valik minul on praegu nii-öelda hästi tehtud. Ma usun, et see asi töötaks ka selliselt, kui me paneme teibi siia peale ribadena, kuid kindlam on, kui ta saab tõepoolest nii-öelda lausliimituna siia taha, siis ei ole karta, et kuskilt midagi lahti tuleb. Nii, ja tegelikult nüüd natukene ta on siit, mul on muidugi liistu otsad, sõltumata sellest, et sai täpselt saetud, on ikkagi pisut kõiguvad. Mõni on pool milli pikem, mõni on lühem. Ma teen siit servast, nii kaua kui teip on veel küljes, kerge tagasi lõikan seda teipi 4-5 millimeetrit kitsamaks, siis ei hakka meil kuskilt serva alt midagi välja turritama. Ja hetkel mul siin töökojas ei ole sellist saagi, millega ma saaksin teha niisugust laia risti lõiget. Selle saega, millega ma liistud järkasin, saab teha ristilõikeid ka ja pikki lõikeid, aga ta ei ole päris selleks mõeldud ja ma jätan selle lõike tegemata hetkel, kuna meile eraldatud aeg on ka läbi saamas. Ning nägite, selliselt ta siis tuli kuidagi niimoodi, ta peaks siis vajuma sellele diivani käsipuule peale ja siia juba saab siis peale panna pannkoogitaldriku, kohvitassi, võib-olla ka mõne muu joogiklaasi, nii et me saame mugavalt diivanilaua taga küürutamisest ja köögis istumisest lahti. Toetame diivani peal selga ja naudime elu.